Riigikogu võttis eilsel istungil vastu töölepingu seaduse muudatused, mis oluliselt muudavad seni kehtinud korda ning annavad töövõtjale paindlikumad tingimused. See, mis puudutab paindlikkust, minu meelest on väga hea, aga see ei piirdu ainult noortega. See laieneb ka nendele inimestele, kes on näiteks tudengid, kes saavad kõrvalt tööd teha, kes on lapsehoolduspuhkusel, kes tervise tõttu ei saa sellisel viisil või sellises ulatuses tööd teha. Nii et tegelikult kogu selle tööturu, mis parlamendist otsustati, tööturu paindlikumaks muutmine on väga kasulik. Aga mis siis toimuma hakkab? Mõned lahendused seaduse muudatustest. Kõigepealt seesama paindlikkus. Nimelt on võimalik sõlmida lepinguid erineva pikkusega tööaja peale nädalas. Sellised lepingud ja kokkulepped on mõeldud ainult teatud tüüpi töötajatele. See vajadus tõusetus lauale, kui tööandjad rääkisid noortest, kes käivad näiteks ülikoolis, kus koormus on vahelduv, et eksamiperioodil tahaks vähem töötada ja muul perioodil rohkem. Või inimesed, kes on näiteks vanema hüvitisega kodus ja tahavad lapse kõrvalt töötada, olenevalt siis sellest, kas laps on parasjagu haige või mingid muud mured on. Või inimene, kellel on terviseprobleem ja see terviseprobleem võib olla ka, et haigus vahel ägeneb, vahel jälle on parem, mis annab võimaluse töötada ühel ajal rohkem või teisel ajal vähem. Töövõtja koha pealt ehk töötaja koha pealt on see kindlasti ikkagi suur katastroof, sest sa ei tea kunagi ette, mis sinuga võib juba järgmisel päeval juhtuda. Ehk kindlust puudub, sellega seoses ka võivad sissetulekud kukkuda ja muutuda. Selle vastu on ka ametiühingud. Töötajate jaoks on see väga keeruline eelnõu, sest tõepoolest ta lubab viia töötajad töökoormusele, mis on siis 25% täiskoormusest ja selle kompensatsiooniks on, et töötasu peab olema vähemalt 1,2-kordne alampalk, aga selle veerandkoormuse juures oleks siis töötaja töötasu suuruseks 268 eurot, mis on peaaegu 100 eurot allapoole, kui Eestis on elatusmiinimum. Ulla Saar aga kinnitab, et see kindlasti nii ei ole. Kui oled täiskohaga tööl, siis lepingut saab muuta vaid poolte kokkuleppel ning omavoliselt tööandja sinuga tööaega muuta ei saa. Teine pool muudatusettepanekutest on noorte kaasamine. Kõigepealt muudab seadus õppimiskohustuse 18. eluaastalt 17. peale ning toob töölepingu võimaluse päris noortele. Selle noorte töötamisega on üleüldse selles eelnõus probleeme ja me selles osas pöörduma kindlasti presidendi poole, et president annaks hinnangu, sellepärast et eelnõuga muudetakse õppimiskohustuse iga. Ja meil tekib selline arusaamatu olukord, kus üks seadus ütleb, et noor peab õppima 18. eluaastani, teine seadus ütleb, et noor peab õppima 17. eluaastani ja keegi ei saa aru, et kui kaua ta siis õppima peab. Lapse kohustus esmakohustus on kindlasti õppida ja riigi suund on seda, et me tahame vähendada nende laste arvu, kes kukuvad haridusest välja, me tahame suurendada keskhariduse omandanute osakaalu ja see paindliku töötamise võimaldamine on selleks, et me näeme näiteks, et laps ei langeks sinna neetnoore staatusesse, sinna staatusesse, kus ta ei õpi, ta ei käi tööl, ta pole muul viisil ühiskonda kaasatud. Üks suur asi, mis aitab, on see, kui tal on töökogemus olnud lapsena. Tööandjad on seadust juba nimetanud viimase 10 parimaks seaduseks. Ametiühingute keskliit nii ei arva. Edasine on juba presidendi teha, kas ta kuulutab seaduse välja või mitte.